Naabrite vaheline tüli jõuab saatusliku murdepunktini. Seal oli tal üks suur pikk kepp otse ukse juures ja ta üritas mind selle kepiga lüüa. Olgu. Mul oli relv käes ja ma tulistasin teda. Ja kui sa arvasid, et see kahtlusalune kahetseb, siis ta ütleb uurijatele, et ohver sai, mida ta vääris. Nii et sa lihtsalt arvad, et kiusajad väärivad seda. Kas sa seda ütledki? Põhimõtteliselt küll. Oh küll. See on kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Miller. 2 naabrit olid juba kuid tülitsenud ja viimane piis karikasse oli vali Mr. Rogersi muusika. On 28. jaanuar 25. Oleme Clarkstonis, Washingtonis, linnas, mis asub Washingtoni ja Idaho osariigi piiri. Veidi enne kella 9 õhtul saavad Clarkstoni politseijaoskonna ametnikud hädaabikõne mehelt, kes ütleb, et ta tulistas ja tappis oma naabri. Sa pead kõne vastu võtma, jah. Olgu, tee mulle üks teene. Kõnni aeglaselt kruusateele ja siis tule selle mehe juurde siia. Kas ta on sinu korteris või oma korteris? See on tema korter. Noh, mis siis? Hakkame pihta. Juhtumi raportis tuvastati helistajaks 76-aastane David Boyd. Ta pandi kohe käeraudadesse. Okei. Miks võttis Lett mu telefoni? Jah, anna mulle hetk. Pane käed kohe selja taha. Sa saad käeraudadesse. Kas see on päris? Võta number 4. Kuule Sarge, kas sa jääksid Nestoriga ja viiksid selle härrasmehe oma auto juurde? Otsiksid ta läbi, loeksid talle Miranda õigused ette, teeksid kõik selle ära. Need ei ole, tema hoolitseb su eest auto juures. Politseinikud lähevad majja sisse. Seal avastati 53-aastase Chad Van Scotteri surnukeha. Clarkstoni politseiosakonna juhtumiaruandes seisab, et David teavitas dispetšerit, et ta tulistas teda korra rinda ja korra pähe ning teda ei saa enam aidata. Aruandes jätkatakse, et Chadi korteriuks oli lahti. Üks politseinik ütles. Ma nägin, et tal olid kuulihaavad rinnus ja verine nägu. Iga kord, kui ta rannas pigistab, tuleb veri tal suust välja. Vabandust. Olgu. Keegi peab. Me peame. Lukustava mõlemad ära, vend. Nii et kui sina jääd sinna, siis mina jään siia. 1 6 meditsiinilisest töötajast võib sisse tulla. Sees on kaameraga tema keha all. Astuge samm tagasi, ma hakkan pilte tegema. Vabandust. Teadaolevalt ütles David pärast tulistamist politseinikele, et ta läks tagasi oma korterisse, pani relva maha ja ootas, kuni politsei saabub. Mis puudutab seda, miks ta väidetavalt haaras relva, et oma naabriga vastamisi minna, siis tema sõnul jõudis nendevaheline pingeline olukord pöördumatu punktini. Ja need on topelt lukustatud, nii et neid ei tõmmata liiga kõvasti kinni. Ei, istu lihtsalt sinna, eks? Näed, ma olen 76 aastat vana. Olgu. Oota, enne kui midagi ütled. Hästi, ma loen sulle midagi ette, olgu. Kas sobib? Hästi. Nii et praegu, sel hetkel, on sul õigus vaikida. Kõike, mida ütled, saab ja võidakse kasutada sinu vastu kohtus. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal olla sinu juures ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada, mitte vastata küsimustele ega anda ühtegi ütlust. Kas sa saad aru õigustest, mida ma sulle selgitasin? Hästi. Pidades neid õigusi silmas, oled sa valmis vastama mõnele minu küsimusele? Muidugi. Olgu. Kas sa saad mulle rääkida, mis täna õhtul juhtus? Noh, põhimõtteliselt Chad arvab, et ma ütlesin tema kohta midagi halvustavat. Okei, kes see Chad sulle on? Chad, ta on lihtsalt mu naaber.
okei, ma ei tea isegi tema perekonnanime. Okei. Ja kui ma sinna esimest korda kolisin, oli ta minu vastu üsna kena. Tuli välja, istus ja suitsetas maja ees kanepit. Olgu. Jaa. Tuli minu juurde ja rääkis minuga, kui ma istusin maja ees. Ja ta andis mõista, et ta tahab, et ma oleksin tema autojuht ja sõidutaksin teda ringi ning teeksin tema heaks igasugu asju. Olgu. Ja ma ütlesin, et ma ei saa endale lubada bensiini, et sind ringi vedada või midagi sellist. Ja nii, ma ei tea, paari nädala pärast ta lihtsalt äkki ei tulnud enam väl ja jäi kogu aeg oma majja. Ja paar töölist töötasid siin esimeses korteris. Ja ma olin alla jalutanud ja nendega rääkinud. Ja üks neist oli minult küsinud, kas Chad segab mind. Ja ma ütlesin, et ei. Ma ütlesin, et aeg-ajalt kuulen, kuidas ta köögis kappe kinni paneb. Aga muidu pole ta mind üldse seganud. Ja mingil põhjusel ütlesid nad talle, et ma olevat öelnud, et ta paugutab oma köögikappide uksi ja hoiab mind üleval. Olgu, mis siis täna õhtul juhtus? Mingil põhjusel pani ta raadio oma kööki. Olgu. Ja lasi sellel lihtsalt valjult mängida. Ja ma ei kuulnud isegi oma telerit selle raadio pärast, mida ta seal valjult mängis. Olgu. Jaa. Siis ma läksin, lülitasin kõik välja ja läksin ning heitsin oma narile pikali. Ja ma ikka veel ei saanud magada, sest kuulsin, kuidas raadio mu eesruumis valjult mängis. Olgu. Ja siis... ma ei tea, umbes kella 8 paiku tõusin üles, et minna vannituppa. Ja ma läksin sinna ning tema oli raadio sealt ära viinud ja pannud selle magamistuppa. Ja pani selle valjult mängima, see mängib praegugi valjult. Olgu. Ja ma ei suutnud seda enam taluda. Ma lihtsalt ei saa magada. See on nii, et ma maksan selle korteri eest $850 kuus. Ja ma ei saa magada. Ma ei saa seal midagi teha tema pärast. Ma olen seal nagu väike hiir. Hiilin ringi, sulgen uksi hästi vaikselt, et teda mitte ärritada. Nii et ma läksin ja koputasin uksele ja ta tuli uksele, tal oli kepp käes ja ta üritas mind selle kepiga lüüa. Kuule, tal oli seal ukse juures üks pikk kepp ja ta üritas mind selle kepiga lüüa. Olgu. Mul oli relv käes ja ma tulistasin teda. Kas sa saad seda veel kord korrata? Nii et sul oli relv käes? Jaa. Okei. Miks sul relv käes oli? Sest ma kardan teda. Okei. Kas selle varasema juhtumi pärast, kus ta ütles, et lõi sind? Okei. Kas täna õhtul tegi ta sulle kuidagi füüsiliselt liiga? Ja ta lõi mind kepiga. Ta lõi sind kepiga? Jaa. Okei. Kuhu ta sind kepiga lõi? Näo pihta. Ja ta ei jätnud jälge ega midagi. Ta lihtsalt proovis mind kõvasti lüüa, aga ei saanud, sest uks oli ees. Okei. Nii et sa läksid sinna, et temaga ülevalt kostuva müra pärast aru pärida. Et paluda tal muusikat vaiksemaks keerata. Juhtumi aruande kohaselt märkisid politseinikud, et Chadi keha kõrval lebas pruun jalutuskepike. Davidi vaatenurgast oli tema eesmärk panna Chad muusikat vaiksemaks keerama. Ainus põhjus, miks ta väidab, et ta oma relvast tulistas, oli see, et Chad olevat teda kepiga löönud. Kuid see tekitab siiski küsimuse, miks David üldse relva kaasa võttis, et Chadiga valju muusika pärast vastamisi minna? Ta avab ukse. Jaa. Ja tal on käes kepp. Kas sa suutsid talle midagi öelda? Ei, ta hakkas lihtsalt kohe mind kepiga peksma. Ja kuhu sa ütleksid, et ta sind lõi? Ma arvan, et pähe külje peale. Paremal või vasakul pool? Umbes vasakul pool, kõrva juures. Olgu. Ja kui mitu korda ta sind lõi?
paar korda. mõned korrad. Nii et sealpool, seal ta lõi mind kõvasti, sest tal polnud ruumi, et seda korralikult viibutada. Okei, ja mida sa siis tegid? Ma tulistasin teda. Okei, mitu korda sa teda tulistasid? Ma arvan, et 3 korda. Okei. Ja jälle põhjuseks oli see, et ta lõi sind kepiga. Jaa. Kui suur see kepp on? See on umbes 1,5 tolli läbimõõduga ja umbes 6 jalga pikk. Olgu. Hästi. Noh, ole lihtsalt rahulikult, jällegi, sul pole midagi muud kaasas. Ma võtan kõik su taskutest välja. David viiakse ülekuulamiseks politseijaoskonda. Ta avaldab veidi rohkem. Näiteks, et ta kolis Clarkstoni vaid aasta enne tulistamist. Elas 25 aastat Moskvas. Noh, ma töötasin ülikoolis 20 aastat. Ja Parkston on lihtsalt teistsugune kogukond kui Moskva. Nii et David ja Chad ei tundnud teineteist tegelikult eriti kaua. See polnud mingi naabrite vaheline tüli, mis oleks kestnud aastaid ja aastaid. Miks siis David lihtsalt politseisse ei helistanud, et müra üle kaevata? Ma ikka ei saanud magada, sest kuulsin seda muusikat isegi siis, kui uksed olid kinni. Ma kuulsin seda. Ma arvan, et see oli raadio. Seal oli nagu, ma ei tea, mida ta mängis. See oli, vaatame, seal oli see, mis see saade on, kus neil oli see tüüp rongiröömastega. See oli laste saade, härra Rogers, tal oli see peal. Olgu. Jaa. Loomulikult heli kandus läbi ja ma ei saanud magada. Ma vist kaotasin enesevalitsuse. Lihtsalt, see on nagu, mida ma teen. Ma helistasin haldusfirmasse ja rääkisin seal ühe tüdrukuga ja ta ütles, et helistad talle. Ja noh, kui ta talle helistas, pani ta muusika veel valjemaks kui enne ja ta on seda varemgi teinud. Kui ma pidin politseisse helistama ja politsei tuli kohale ja pärast nende lahkumist pani ta heli veel valjemaks kui enne. Olgu. Nii et sa helistasid täna õhtul haldusfirmasse. Mis kell sa arvad, et see oli? Umbes kell 4. Ja ma lihtsalt ei suutnud seda enam taluda. Ma lihtsalt panin riidesse, võtsin oma relva ja läksin sinna. Koputasin või helistasin tema uksekella ja ta ei viitsinudki isegi heli maha keerata, nagu ta tavaliselt teeb, kui keegi uksekella helistab ja tuli ja avas ukse ning nägi, et see olin mina ja haaras selle kepi, mis tal seal oli. See oli umbes 6 jala pikkune kepp, ma ei tea, tõenäoliselt nii jäne ja ta hakkas sellega minu poole vehkima. Lõi mind sellega pähe, külje peale. Mida ta ütles? Ma ei mäleta. See oli kuidagi segane. Ja siis ta sai aru, et mul oli relv käes. Ta tõmbus veidi tagasi ja tuli siis uuesti minu poole. Ja kui ta minu poole tuli, tulistasin ma teda. Ma arvan, et ma tulistasin teda umbes siia piirkonda ja rinda. Yeah. Siis ma arvan, et ma tulistasin teda teist korda rinnapiirkonda. Ja ta tuli ikka minu poole edasi. Ja siis ma tõstsin relva üles ja tulistasin teda pähe. Okei, nii et sa arvad, et esimene lask sinu meelest oli kuskil kõhupiirkonnas? Okei. Aga tal oli nii suur kõht, et ma polnud kindel, kas see oleks üldse mingit kahju teinud. Ma ei tea.
ja ta ei veritsenud. Nagu ma oleksin näinud natuke verd sealt välja voolamas. Aga sa tulistasid teda esimest korda kõhtu ja siis, mis sa siis tegid? Ma arvan, et ma tulistasin teda teist korda kõhtu või rinda. Ma ei ole kindel. Tulistasid teist korda. Ja siis ta tuli ikka minu poole, nii et ma tõstsin relva üles ja tulistasin teda pähe. Ogju. Kohtudokumendid näitavad, et Davidil olid pärast tulistamist muud kavatsused. Nende hulka ei kuulunud enda ülesandmine. Mul on siin veel üks asi. Kui sa võtsid püstoli ja läksid sinna ning lõpuks tulistasid teda, sa läksid tagasi oma korterisse, panid relva käest ja ütlesid mulle, et mõtlesid end maha lasta. Jah, aga sa ei suutnud seda teha, sest oled 76-aastane ja ei tahtnud veeta ülejäänud elu vanglas. Kas sa teadsid sel hetkel, et tegid valesti? Ma ei arva, et ma tegin valesti. Sa ei arva, et sa tegid valesti? Ei. Okei, siis miks sa siis, nagu ta ütles? See tüüp oli kiusaja, õige. Nii et sa ei arva, et sa tegid midagi valesti, sest ta on kiusaja? Jaa. Olgu, ja ta ründas mind. Aga miks sa ütlesid, et sa ei taha ülejäänud elu vanglas veeta? Sest ma arvasin, et nii see juhtubki. Miks nii? Mis muud valikud seal on? No mida ta öelda tahab, on see, et sa ütlesid, et sa tulistasid teda, aga sa ütlesid, et sa ei arva, et sa tegid midagi valesti, kuid ometi tahtsid sa end tappa. Miks sa siis tahad end tappa, kui sa ei teinud midagi valesti? Ma ei tea. Seda ma üritangi välja mõelda. Nagu ma ütlesin, ma olen stressis. Ma lihtsalt. Ma saan sellest aru. Ma saan aru, Dave, ma mõistan. Ja ma arvan, et komandör Daniel saab ka aru, et sa oled stressis ja et sa oled omadega täiesti läbi. Sellepärast võtsidki sa selle karmima, tead küll, hoiaku, mis sul oli. Kas see on tõsi? Ja seega... Ja mida ma püüan sinult teada saada ja ainult sina saad mulle seda öelda, on see, et sa ütled, et veedad ülejäänud elu vanglas. Kas sa uskusid, et see, mida sa tegid, oli vale? Isegi kui ta on kiusaja. Või mis on sinu seletus selle kohta? Ma ei tea. Mul ei ole vastust. Sul ei ole sellele vastust. Nii et sa lihtsalt arvad, et kiusajad väärivad seda. Kas sa seda siis ütledki? Põhimõtteliselt. Ogju. Ja see on aus vastus. Ma hindan seda. Ma hindan sinu ausust selles osas. Ma lihtsalt üritan aru saada, kus sa hetkel oled. Politseiraportis on kirjas, et elutoas kummuti peal olnud märkmikus, mis oli avatud ja mille kõrval oli tindipliiats, leidus käsitsi kirjutatud märkus. Märkuses oli kirjas: see sitapea on mind üle piiri viinud ja ma tapan ta ning siis tapan iseenda. Ma ei suuda seda enam taluda. Teises märkuses oli väidetavalt kirjas: kui leiate mu surnuna, palun helistage Kõkskestle numbril Kõkskest. Aitäh, Dave. PS. Lihtsalt laske mul minna. Ma olen väsinud ja mu süda on kurnatud. Ärge elustage mind. Dave. Raportis jätkatakse. Teine märkus sisaldas juhiseid, kuidas tema pangakontole ligi pääseda ja raha välja võtta pärast surmatunnistuse saamist. Hiidage kõik automaatsed maksed ja võtke majast, mida vajate ning müüge, mida soovite. Viige ülejäänu püha Vincent de Pauli juurde ja annetage see. David Boyd arreteeriti ja talle esitati esimese astme mõrvasüüdistus. Ta hoiti vahi all ilma kautsionita. 2026 aasta juunis tunnistas ta end süüdi teise astme mõrvas. David Boyd mõisteti 23 aastaks vanglasse, mis tähendab, et kui ta vanglast vabaneb, on ta 101 aastane. Veebipõhised andmed näitavad, et ta kannab oma karistust Washingtoni paranduste osakonnas. Aitäh, et liitusite minuga selles Inside the Crime'i episoodis. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas homme uue juhtumiga.